Tere ja ilusat sügise jätku. Minu paberite peal on selline väga ilus maagiline kuupäev 09.10.25. Head sõbrad, see tähendab, et juba 10 päeva pärast on meid valimised ees ootamas. Tegelikult ju avatakse eelhääletus juba 13. oktoobril, nii et pidage ka seda meelest. Parempoolsete taskuraadio, mis toimub, alustab ja loomulikult seda kõike ma rääkisin siin eelsoojenduseks selleks, et need valimised kindlasti on meie saate üks põhiteemadest. Ja eksperdistuudios taas Siim ja Tõnis koha sisse võtnud ja loomulikult mõlemad härrasmehed on väga pingsalt jälginud, mis Eesti poliitelus toimub. Kindlasti ise ka kaasa rääkinud seal, tean, ja kindlasti omad seisukohad olemas juba. No 10 päeva enne ametlikku valimispäeva, 19. oktoobrit, on tegelikult olukord üpriski selline segane. Mina ise näen, et ega siin väga suurt sellist, nii-öelda mingisugust kellegi väga esile kerkivat kampaaniat ei ole tulnud. On seal proovitud natuke, on ühes või teises kohas jälle mingisugust komprat kuskilt välja otsitud, võib-olla seal kuskil omavalitsustes on see asi olnud tõsisem, kõiki asju me siia pealinna ära ei kuule ka. Olen ise käinud inimestega kohtumas ka ja nende muresid ära kuulanud ja tegelikult suhteliselt selge on see, et inimesed kahjuks väga palju ikkagi ei saa aru sellest, et on omavalitsuste valimised, et automaksu nende valimistega keegi langetama ei hakka. See tehke endale veel kord selgeks, head inimesed, aga usun, et siiski mingisuguseid jooni võime juba kokku tõmmata. Siin, milliseid muljeid sinule on see, ütleme, periood jätnud ja see viimane hingetõmbeaeg, nüüd see 10 päeva, mis selle otsustava löögini on jäänud, et milliseks see võib kujuneda, aga kõigepealt ikkagi nendest muljetest, mis praegu toimub. Sest et võtame kas või siin suurlinnad, siin juba räägitakse päris sellistest nähtavatest jõudude vahekorradest. Ja eks mingil määral need küsitlused kindlasti näitavad mingeid suuremas pildis jõujooni, aga ma tahaks kuulajaid vaata, et selles mõttes küll valgustada või hoiatada, et ärge neid üksikute valdade või üksikute isegi Tallinna linnaosade tulemusi nüüd päris lõpliku tõena võtke, et need ei ole nii täpsed, et uuringud, mida need näitavad, et suurt pilti enam-vähem, kui me räägime näiteks Tallinnas, suurt pilti, ilmselt Keskerakond võidab ja nii, aga kõik sealt edasi, et kuidas kellelgi täpsemalt läheb või milline valimistulemus saab olema Mulgi vallas, et ärge seal küll neid uuringuid nii tõsiselt võtke väga lihtsalt põhjusel, et need valimid on liiga väikesed, et need uuringud ei ole selle jaoks piisavalt täpsed. Aga suurt pilti me näeme, et selles mõttes võitlus on tihe ja seda enam, et kui sa küsid nagu muljeid, et siis mulje on ju ikkagi see, et sellist läbivat teemat või läbivat konflikti ei ole, et rohkem on siuke sibru-säbru, eks ole, üks räägib ühest ja teine teisest. Ja ma arvan, et see on aja märk, et ongi nii, et räägitakse ka üleriiklikest teemadest, et lõpuks inimesed otsustavad oma valiku mingi emotsiooni või mingite valikukriteeriumite põhjal ja kindlasti sinna hulka kuulub ka see, kuidas see inimene on varem poliitikas käitunud, kuidas see erakond on varem poliitikas käitunud ja selge, et me ei saa lahutada. Tegelikult ei saa ju lahutada, et kui üks erakond käitub ühel viisil Toompeal, me peame eeldama, et ta käitub samamoodi ka Tartu linnavalitsuses või Pärnu või kuskil mujal, Mulgimaal on ju. Et ikkagi, ja tegelikult ongi hea, kui need jooned on läbivad, aga et kui käitub Toompeal nii, nagu sulle ei meeldi, siis ei maksa arvata, et ta hakkab nüüd Rae vallas käituma teistmoodi, eks ole, et eks ta siis lõpuks ikkagi, et seda peaksid inimesed arvestama. Et ja ka, toon oma kogemust, olen ka aktiivset kampaaniat teinud, näiteks üks eakas proua küsis minult, et ta üldiselt on kõigega väga hästi kursis, aga tal on üks küsimus parempoolsetele, et kuidas te suhtute Palestiina küsimusse, Palestiina tunnustamise küsimusse. Ja oli ilmne, et ta ütles, et see on tema jaoks väga oluline valiku tegemise kriteerium, et kas valida parempoolseid Tallinna linnavolikokku või mitte. Et inimestel on väga erinevad otsustused, mõni räägib jälle ühe konkreetse teelõigu või väljaku korda tegemisest, eks ole, mõni räägib rahvusvahelisest poliitikast.
kõik on. No selgelt see kogu selline valimiste eelne protsess käib ikkagi suurte piirkondade najal või neid tuuakse eeskujuks. No kuidas sa praegu tunnetad, et need jõudude vahekorrad, mis ikkagi välja pakutakse, et kas need võivad tõepoolest nii olla? Räägitakse, et Tallinnas tehakse Keskerakonna poolt puhas töö. Nad saavad võib-olla enamuse volikogus, absoluutselt ei ole vaja mingisugust koalitsiooni hakata tegema. Samas räägitakse ka, et hea küll Tartus seal on ka enam-vähem ikkagi reform seal kuskil Lainaarjal, Eesti 200 tänu Kristina Kallasele seal suhteliselt kõrgel kohtadel, Tallinnas jälle vastupidi, absoluutselt nullipoiss Eesti 200. Et vaadatakse neid suurlinnasid, võib-olla isegi Pärnu on sellest mängust isegi välja jäetud ka teised Eesti linnad, et kas on sinust õige või miks me seda asja ikkagi võrdleme sellistes mastaabides? No Siim siin tõi välja ka, et raske on näidata ära, kuidas Viljandis läheb ja väiksemates kohtades. No kõigepealt jah, nendest võib-olla küsitlustest, et ega tegelikult ma olen nagu Siimuga nõus, et mingid trende loomulikult küsitlused nagu näitavad, need meil avaldatud küsitlused, aga nende kohalike valimiste eripära on siiski see, et ega ühtegi lõpuni adekvaatset ja põhjalikku omavalitsuse põhist uuringut ei ole ilmselt keegi läbi viinud. Põhjus on väga lihtne, see on küsimus nagu rahas, et enamus uuringufirmasid teevad ju regulaarselt selliseid üle-eestilisi küsitlusi välja kujunenud valimisuurusega ja kui nüüd tahta teha põhjalikku uuringut näiteks Tartu linna osas või Jõhvi valla osas või isegi Tallinna osas, siis see eeldaks selle küsitlusfirma jooksva küsitlusrutiini muutmist, ehk ta oleks tellijale suhteliselt kulukas lõbu ja tundub, et täna sellist tellijat turul ei ole, kes vähemasti avalikkusele jagatavat uuringut nii põhjalikult mõne omavalitsuse piires läbi viiks. Ja teiseks, ma meenutaksin kõikidele kuulajatele, et kõikide valimiste eel on neid teademehi, kes ütlevad, et nemad teavad väga täpselt, milline valimistulemus saab olema. Et peaaegu alati valimised toovad üllatusi, mõnikord rohkem, mõnikord vähem, aga valimistega alati kaasnevad üllatused ehk mõningad trendid, mida enne valimisi esile tuuakse, osutuvad teisejärgulisteks, mis ei mõjuta valimistulemuse ja inimese valimiskäitumist, teised trendid jälle nagu võimenduvad ja mõjutavad märksa rohkem. Veel kord nendest natukene spetsiifilisemalt küsitlustest rääkides, siis Eesti meedias ilmuvad ju regulaarselt kolmest allikast pärinevad küsitlused, Rahvusringhäälingu poolt tellitav Emori uuring, mille tulemuste aluseks on siis kuskil vist 500 valim Tallinna osas. Teiseks siis Turu-uuringute poolt läbi viidud ja vist Ekspress Grupi poolt tellitav uuring, mis võib-olla nüüd tuleb, et sellist viimast ei ole olnud, aga kõige põnevem ja kõige rohkem kommenteerimist leiab siis Isamaa erakonna liikme Parvel Pruunsilla poolt avaldatavad küsitlustulemused, mida siis meedias kajastatakse Norstati nime all, et veel kord selgituseks, et Parvel Pruunsillal on 2 mittetulundusühingut, mida tema finantseerib 2 mittetulundusühingut, mis siis tellivad uuringufirmalt Norstat küsitlusteenust. Norstat ei ole nende küsitlusmetoodikate koostaja, tulemuste analüüsija ega kommenteerija. Seda kõike teevad siis need Ühiskonnauuringute Instituut ja üks teine mittetulundusühing ise. Ja tõepoolest nemad on siis toonud nüüd valimisteel küsitlusturule sellise nimedega omavalitsuspõhise uuringu, kus nad minu arusaamise koha võtavad siis sellisest iganädalasest 1000-sest küsitlusvalimist, mida nad siis suurendavad ajalooliste andmetega välja omavalitsuse põhised tulemused ja võrdlevad siis neid mingite analüütiliste rahvastiku andmetega seal omavalitsuses. Ma lõpuni selle metoodikaga kursis ei ole, midagi on selle kohta kirjutatud, lõpuni ilmselt sellest keegi ka tegelikult ei tea.
et ma kutsuks sellesse küll suhtuma väga kriitiliselt, mida väiksem on mõni omavalitsus, seda ebatõenäolisem see nii-öelda Ühiskonnauuringute Instituudi poolt avaldatud prognoos tõenäoliselt olema saab, aga ootame valimised ära, et eks siis on see nii-öelda hinnangu moment käes. Küll tuleb tunnustada Ühiskonnauuringute Instituudi selle eest, et nad on väga hästi suutnud ennast Eesti meediale maha müüa, muuta ennast Eesti meedia jaoks selliseks kullastandardiks, ehk iga kolmapäeva hommikul siis varastel tundidel tuleb Eesti meediamajadesse Ühiskonnauuringute Instituudis kirjutatud pressiteade, mis siis, ma olen nagu võrrelnud, et reeglina lähetab praktiliselt ilma toimetamata kõikides 3 portaalis, ehk siis ERR-is, Postimehes ja Delfis ka otse-eetrisse ja koos siis nii-öelda Ühiskonnauuringute Instituudi poolse tõlgendusega, mida reeglina siis kannab ette Martin Mölder, selline nagu politoloog. Ehk see on nagu silmapaistev saavutus, kuidas need meediamajad, kes on läbi aastate kirjutanud artikleid selle kohta, kuidas Parvel Pruunsild kuskil kardinate tagant mõjutab Eesti poliitikat ja ühte erakonda, siis ise tegelikult iganädalaselt on osa sellest samast mõjutustegevusest. Vähemasti isiklikus plaanis ma olen küll märganud, vaadates kogu seda valimiskampaaniat, et ja küll me siin rääkisime juba, et on suhteliselt selline ambutu olnud, aga teine asi on ka veel ikkagi, et eks erakonnad, valimisliidud töötavad välja ka kõik omad seisukohad, millega siis valimistel vastu minnakse. Mina ei ole absoluutselt kuulnud, et keegi inimene, kas või tänaval, ükskõik kus oleks huvi tundnud, mida te lubate või mida te pakute, et sellist nagu nii-öelda sisemist põlemist ja nägemist soovi, et mida siis nagu üks või teine teeb. Võib-olla seda uuritakse kodus, ma ei tea, äkki ma alahindan inimesi, aga selliselt nagu keegi küsinud küll ei ole. Pigem räägitakse omavalitsustes sellest, et ma seda inimest ei tunne, seda ei tunne, vot teda ma tunnen. Teda olen ma kuskil näinud, ta elab seal Kase tänaval. Ja vot tema valin, teadmata sellest, mis taustal on. Kas see on oht, mille otsa võivad need valimised ka selles mõttes komistada? Inimesed valivad lihtsalt inimesi, keda nad tunnevad, hoolimata sellest, milline on see poliitiline taust ja milline on see sama nii-öelda lubaduste pagas, millega välja minnakse. Inimesed teevad väga erinevate kaalutlustega neid otsuseid, et vahel väga kummaline neid mõttekäike jälgida, et kuidas inimesed sellise järelduseni üldse suudavad jõuda, aga et igalühel ja lõpuks on see valimisotsus paljude jaoks on lihtsalt emotsioon, et nad lihtsalt ja siis emotsioon kaldub tihti sinna poole, selle inimese poole, keda sa lihtsalt tunned, et loomulikult meie parempoolsetena tahame, et see otsus oleks rohkem maailmavaatepõhine, et inimene saaks aru, et saaks aru, mille üle ta otsustab, et ta saaks aru, mis need valikud tegelikult on, et kas selle tulemusena tehakse ühte laadi poliitikat seal koha peal või teissugust poliitikat, et see sõltub ikkagi ära sellest erakonnast, kuhu see inimene kuulub kokkuvõttes ja sa lõpuks annad selle hääle sellele erakonna, ka valimisliidu puhul on asi väga segane, et me üldse ei soovita valimisliite toetada, sellepärast, et sealt sa ei teagi, mida sa ikkagi ostad alati põrsast kotis. Erakondade puhul sul on ikkagi nagu selgem, eks ole, mismoodi hakkab käituma Reformierakond või mismoodi hakkab käituma EKRE, sa mingites laiades joontes saad ju ikkagi ette ennustada, aga inimese jaoks tihti on otsus on väga, väga isiklik emotsioon ja kuidas tal see mõte täpselt liigub, kunagi ei tea, aga ma ühe ennustuse teeks küll vahel, me siin ikka ennustame ka, et kui me räägime siin suuremates, meie Tõnisega kandideerime ka Tallinnas kohalikel valimistel, et kui Tallinnas kõige rohkem räägitakse, Tallinna puhul otsustab valimisaktiivsus. See tundub läheb praegu venelaste kasuks, venemeelsus. Nüüd küsitlused jälle justkui ütlevad, et venelased on seekord kindlasti aktiivsemad kui varem ja ma usun, et see nii jääb ka ja nüüd ongi küsimus, et kui aktiivsed saavad olema eestlased nendel valimistel, et kas viitsitakse see valik ära teha. Siin on mul
suur etteheide Reformierakonnale, kui me Tallinnast räägime eelkõige, aga ma arvan, see võib mõjutada ka Tartut ja teisi linnu tulemusi. Ma ei arva, ma olen suust veendunud selles, et see, mis Reformierakond siin Tallinnas korraldas, kogu see käkerdis, et see devalveeris seda kohalikku võimu ja eriti seda Tallinna võimuliitu nii tugevalt, et see pettumustunne inimestes on nii suur, pannes juurde see Toompeal toimuv, aga just see Tallinna võimetus, see Urmas Sõõrumaa toomine linnapea kandidaadiks, siis Keskerakonnaga koalitsiooni tegemine, siis rääkimine, et me Keskerakonnaga mitte kunagi ei tee. Siis rääkime, et Urmas Sõõrumaa ei olegi meie linnapea kandidaat, siis Urmas Sõõrumaa panek esinumbriks Haabersti ringkonnas. See kõik kokku, pole ime, et inimestel, ma väljendan niimoodi, et läheb süda pahaks, midagi ei ole teha, et see kõik kokku ja mu üleskutse küll inimestel, ärge valimata jätke selle pärast. Et see, et nad seal käkerdasid niimoodi, et see on kahetsusväärne. Aga väga palju on kaalul ja otsustab see, kes valiku teeb. Nagu vanasti öeldi, et kes tuleb kodust välja, nüüd ei pea enam kodust välja tulema. Nüüd võid mugavalt istuda diivanil või kus iganes, et tehke see valik. Et valimistel üks reegel kehtib alati, et kui sina ei vali, siis teised otsustavad ka sinu eest. Et otsus tegemata ei jää. Otsus tehakse ikka ära, lihtsalt otsustavad need, kes ei mõtle nii nagu sina. Valimistega seoses ikkagi, võttes aluseks ka parempoolsed ja härrased olete absoluutselt selle kõigega kursis, et need viimased uuringud näitavad siiski suhteliselt sellist, ütleme, teraviku allaminekut. Siin on oluline, et inimesed ei kaotaks selles osas ka motivatsiooni. Ma ju usun, et kõik inimesed, kes on parempoolsed poolt ja tahavad parempoolsete poolt valida, on meediatarbijad ja näevad, mis asi kõik ümberringi toimub. Kas see on siis nagu mingi ohumärk, et kas siin tuleb inimestesse nagu seda emotsiooni ja optimismi veel kord süstida või on selle mingisugune taas selline kahtlane lainetus kuskilt ükskõik milliste asjade pealt võetud tulemuste põhjal? Kindlasti teatud loogika on nende numbritel taga, et seda, miks me Siimuga oleme ju pikalt neid jälginud nii uuringuid kui valimistulemusi ja kindlasti on erakonna nähtavusel ja erakonna reitingul omavaheline seos, et erakonnad, kellel andmed on kättesaadavad, mõõdavad lisaks reitingutele ka näiteks sellist numbrit nagu meedia mainimiste arv. Ja kui neid jooni, ehk siis on olemas sellised tarkvarad, mis loevad kokku palju mingit inimest, palju mingit erakonda näiteks nädala või kuu jooksul Eesti meedias on üldse nagu mainitud. Ja kui neid jooni, ehk siis meedia mainimiste arvu ja erakonna toetusreitingut võrrelda, siis sealt joonistuvad sarnased mustrid välja. Ehk see, kes lihtsalt öeldes, see, kes on vähem pildis, see tuleb ka raskemini meelde sel hetkel, kui küsitlusele tuleb vastata ja öelda, et keda sa nagu toetad. Nii et kuna parempoolsed on olnud parlamendiväline erakond, siis loomulikult meie jaoks meediabarjäär on nagu kõrgem. Ehk niipea, kui on nagu sellised kampaaniates pausid, siis on näha, et toetusreitingus tuleb väike jõnks allapoole, niipea kui me saame jälle nagu püünele tagasi, inimesed näevad ja kuulevad meid, siis on meil ka võimalus oma toetajate ringi laiendada. Ja teine teema, mida parempoolsete puhul on palju räägitud, et just Tallinnas, et kus on teine tuntud nimed, eks see on olnud erakonna poolt ka nagu teadlik valik, et me ei ole läinud põllu peale otsima kõige tuntumaid meelelahutajaid erakonna esinumbritesse, et jah, parempoolsete nimekirjades kandideeribki väga palju inimesi, kes ei ole siiamaani ja ka esinumbritena, kes ei ole siiamaani poliitikas kaasa löönud, et ei maksa keeldada, et nad oleksid sama tuntud kui võib-olla praeguse valitsuse minister, kes näiteks Reformierakonna esinumbrina mõnes ringkonnas valimistele läheb, aga see ongi see valiku küsimus, et kas sa siis usaldad valijana oma hääle
valitsuse ministrile, kelle töö tulemusena on Eesti majandus sügavas nagu allakäigus, või sa siis valid näiteks ettevõtjat või teadusvaldkonna inimest, kes täna võib-olla poliitikas pole kaasa löönud. Et eks ma usun, et parempoolsete valija, nagu uuringud on ka näidanud, on olnud ajalooliselt selline ühiskonna teadlikum, kõrgema haridusega inimene, et ma usun, et meie valijad tegelikult oskavad sellest meediafiltrist ka läbi näha. Aga uuringud tegelikult räägivad täna seda, et parempoolsed on jah, seal kuskil 5% ümbruses. Mõni uuring ütleb, et me oleme allpool, mõni uuring ütleb, et me oleme tugevalt ülevalpool. Aga ma arvan, ühes teemas nagu vaidlust ei ole erinevate poliitkommentaatorite vahel, et kui parempoolsed on järgmises Tallinna linnavolikogus, siis on välistatud see, et Keskerakond saaks võimumonopoli ehk ainuvõimu. See on väga lihtsalt põhjusel, et nende erakondade ja kandidaatide hääled, kes jäävad siis künnise alla, jagatakse boonusena juurde nagu valimiste võitjatele ja suurimaid hääli saanud erakondadele. Ehk mida rohkem on joone alla jäävaid hääli, seda rohkem saab Keskerakond nagu võitu. Ehk üleskutse ka neile, kes on veel nagu kõhklevad, et kui te tahate seda olukorda vältida, siis kõige kindlam viis seda teha on hääletada parempoolsete poolt. Nüüd väike propaganda suts ka siia vahele. Selge, aga läheme edasi, sest tegelikult ega Eesti riigis ei käi ainult kogu elu valimiste ümber, aga tehakse ja räägitakse muudest asjadest veel. Valitsus töötab, Riigikogu töötab, riigieelarve arutelu käib praegu väga tõsine. Riigikogu saalis 900 lehekülge, väga pikk ja põhjalik lugemine, seda sinna ei hakka praegu läbi võtma, me oleme selle põhiteesidest ka siin eelnevates saadetes juba rääkinud, aga üks teine asi, mis on kindlasti väga palju ühiskonnas ka kirgi kütnud, on tööturg. Ja just seaduseelnõu sellest kohast, et kuidas ja mis moel me võiksime seda kvooti suurendada, teadupärast on praegu siis selline umbes tase, et me anname välja umbes 1300 elamisluba aastas ja see on siis mõeldud võõrtööjõule ja seal tulevad siis vastavatel ettevõttel asutusel tuleb siis oma taotlused teha, et inimesi saaks siis juurde tuua. Nüüd aga tahetakse siis seda natukene muuta, et siin hakkaksid ka välja tulema erandid. Ja selle jaoks on siis pandud paika ka teatud sellised kriteeriumid, et siis sellele töötajal tuleb maksta 80% keskmisest palgast ja praeguse palgataseme juures oleks see kuskil 1580 eurot, ütleme 1600 eurot suures piiris. Ja see kõik on nagu viinud ikkagi selleni, et keda me siis tahame siia Eestisse tuua ja milleks. Kuidas teile tundub, et see on nagu püsti pandud rohkem ikkagi, ütleme, andke mulle andeks, aga odava tööjõu sisse meelitamiseks või ei ole. Sest me vajame tegelikult ikkagi väga palju selliseid kõrgtasemel spetsialiste, keda sellise palgatasemega kindlasti Eestisse ei meelita. See on selline huvitav arutelu alati, et inimesi loomulikult rahustab see, kui sa ütled, me võtame kõrgetasemelisi spetsialiste kõrge palga peale. Aga mõelge korraks teistpidi, et mida me siis nagu tahame, kas tahame, et välismaalased oleksid meil kõrgetasemelised, kõrge palgaga, meie ülemused, meie spetsialistid ja eestlased teeksid siis seda lihtsat tööd. Või tahame me vastupidi, et eestlased oleksid need kõrgepalgalised, kõrgetasemelised ja siis lisatööjõud tuleks sellele lihtsama töö peale, et kui sa lähed nagu isiku tasemele, siis ilmselt me kõik tahame, et meie lähedased ja üldse Eesti rahvas töötaks pigem nendel parematel kohtadel, et siis ei maksa ka samal ajal rääkida, et me toome välismaalt siia, kõik me saame aru, et lisatööjõud on vaja, siis ei ole mõtet ka rääkida, et toome välismaalt siia ainult kõrgetasemelisi spetsialiste. Et tegelikult, kui sa niipidi seda asja vaatad, siis tavaliselt inimesed saavad aru, et jah, midagi teha, et keegi peab ka nii-öelda kala rookima seal kuskil tööstuses, et see töö on ka vaja ära teha. Aga ikkagi
kas see on õige tee minna siis? No ma arvan, et jah, et see on, siin on võib-olla kaks teemat, et millest võib-olla räägiks veel nagu eraldi, on see, et kas selline kvoodisüsteem, selle põhjal tehtavad erandid, et kas see on nagu pikaajaline nagu lahendus, et Eestis on see kvoodisüsteem pikka aega nagu kehtinud ja kvoodisüsteem oma ideoloogias lähtub ju sellest, et me tahame piirata tööjõu, nii-öelda välistööjõu sissetulekut, et täna, kui me vaatame nüüd Eesti rahvastikutrende ja tööjõuturu vajadusi, siis väga paljudes sektorites ja just sellise kõrgepalgalise, kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu puhul me peaksime rääkima ju pigem nagu meelitamisest, mitte niivõrd nagu piiramisest. Aga kui me kõigepealt vaatame, ehk jah, ma arvan, et see tööjõuturg on oluliselt nii-öelda komplekssem ja mitmekesisem, et teda nagu sellise ühe meetme või ühe lihtlausega kindlasti reguleerida ei saa. Et Siimu poolt mainitud sellised nagu lihtsamad tööd, et mõnes mõttes oleme me saanud sellega teemaga tegelemist edasi lükata Ukraina sõja ja pagulaste tõttu. Et paljud Ukraina sõjapõgenikud see on ju väga positiivne, et nad on leidnud endale töökoha, teenivad endale elatist Eestis, aga suur enamus neist tegelikult teeb seda pigem nii-öelda lihtsamatel töökohtadel. Järgmine tase on erinevad ka spetsialistid, et ma arvan, et me oleme, kui vaadata ka selle sama eelnõu seletuskirja, siis seal öeldakse, et lähiaastatel on Eestis vaja juurde kuskil 1300 meedikut. See sama trend, mida me siin võib-olla 10 aastat tagasi rääkisime sellest, et Eesti meditsiinipersonal läheb näiteks Soome tööle, ütleme, eks ju. Et täna me oleme jõudmas samasse olukorda, et meil on meditsiinipersonali puudujääk tekkimas ja meil on neid inimesi vaja ilmselt siis sisse tuua. Et need on juba nagu erialaspetsialistid. Ja kui me räägime nüüd sellisest nagu kõrgema kvalifikatsiooniga töötajatest, et siis lihtsalt võib-olla mõned nagu numbrid ka lihtsalt nagu järelemõtlemiseks, et me oleme pikalt unistanud sellest, et rääkinud, et meil on selline tugev arenev tehnoloogiasektor ja kui me vaatame sellele või laiemalt ütleme ettevõtlusele peale, siis Euroopa mõistes, maailma mõistes praktiliselt kõik Eestis tegutsevad ettevõtted on väikeettevõtted. Nad lähevad selle SME, small medium size enterprise kategooriasse, et meil on nii-öelda mõni üksik ettevõte, mis oma töötajate ja võib-olla ka finantsnäitajate puhul kvalifitseeruks selliseks nii-öelda korporatsiooniks, selleks sotsialistide poolt vihatud selliseks suureks nagu monstrumist, aga samal ajal on paljud erakonnad siin ka rääkinud, et me tahaks, et meil oleks nii-öelda arenevate rahvusvaheliste ettevõtete peakontorid Eestis. Et nüüd vaatame nagu peale, et mida see siis nagu tähendab, ma vaatasin välja, et USA 10 suurema tehnoloogiaettevõtte töötajate arv, et võtame siit ühed nagu väiksemad, näiteks Meta, töötajate arv 74 000, Oracle 160 000. Nad kõik kindlasti ei tööta nagu ühes kohas füüsiliselt koos, ütleme. Ei, loomulikult üle maailma laiali. Aga numbrina siiski näitab, et väga palju neist töötab siiski peakontoris. Et kes on võib-olla ka ise Californias käinud, siis on suured campused nii-öelda väiksemate linnade mastaabis, kus töötabki kümneid ja kümneid tuhandeid töötajaid. Ja mis on oluline see, et kui vaadata, et kes need töötajad siis on, et selle sama Meta puhul inseneriharidusega on 55%, Oracle'i puhul 50%, mõne ettevõtte puhul, Inteli puhul näiteks, kellel on 100 000 töötajat, küündib see 70%-ni. Ehk Eestis on kõrgharidusega töötajaid hinnanguliselt 400-450 000 ja inseneriharidusega on neid 50-60 000. Ehk kui me tahame üldse nagu luua nagu võimalust, et Eestisse tekiks mõnigi maailma maistes suure lisandväärtusega tehnoloogiaettevõtte nagu peakontor, siis seda ei ole võimalik
Eestisse niimoodi rajada, et me ei too massiivselt sisse kõrgharidusega kvalifitseeritud tööjõudu. Ja seda tööjõudu me peame hakkama nagu meelitama, et see on tegelikult see nii-öelda selliste numbrite peale vaatamine peaks olema nagu mõtteharjutus kõigile, kes hakkavad nagu rääkima, et me tahaks siia nagu suurt arenevat tehnoloogiatööstust, aga vot me mingil juhul ei taha tegeleda sellega, et meelitada tuhandetes või isegi kümnetes tuhandetes võõrtööjõudu Eestisse sisse, et see on sama hea, kui lubada madalaid makse ja kõrgeid toetusi üheaegselt korraga. Samas see seaduseelnõu ju tegelikult jätab veel otsad lahtiseks, et millised alad ja töökohad üldse sisse kirjutatakse sinna sellesse, mis saavad siis nagu nii-öelda selle kvoodi laiendi. See on jälle ju poliitilise lobi koht. Siis hakatakse jälle ju kellegiga seal susserdama, et paneme ikka selle sisse, et neid inimesi on ju vaja ja selle ja tolle ja kolmanda. Me parempoolsetena oleme üldse pakkunud välja teistsuguse lahenduse, et seal niinimetatud punktisüsteemi, et hinnataksegi jooksvalt, et näiteks kõige kõrgemad punktid võiks saada inimene oma ühes kategoorias on keeleoskus, eks ole, et kui ta oskab eesti keelt, siis ma arvan, see on hea kriteerium, et sellise inimese võiks Eestisse meelitada, et ja nii edasi, et haridus ja nii edasi, et siis sellega nagu reguleerida natuke üldisemalt, et siis on sellist nagu, kindlasti on ka seal lobi võimalused jäävad alles, aga seda on vähem, et praegu see päris niimoodi, kuidas sa neid või valdkonna piire tõmbadki üldse, see üks on mis asi on tänapäeval tehnoloogia ettevõtte või igal pool oma tehnoloogia ja nii edasi. Ma arvan, et kõrgharidusega kokk võiks väga hästi olla ka IT-spetsialist, väga kõrgelt haritud, et selles suhtes tuleb kindlasti seda ka tähelepanu. Jah, selles suhtes ma olen suga nõus, et seal hakkab see mängima, et siis keda me sinna sisse paneme, keda ei pane. Aga räägime siis ka sellest, et talle tuleb siin juurde rääkida sellest, et keda me siis ei taha Eestisse, ütleme, mida me selleks peame nagu tegema, et meil on ju kindlasti, kui see võõrtööjõu teema Eestis, ta muutub kindlasti lähiaastate poliitikas nagu suuremaks teemaks ja kindlasti tekivad, meil on juba teada erakonnad, kes hakkavad siis selle siin nagu hirmutama, et mis kõik hirmsad asjad sellega hakkavad nagu kaasas käima ja inimestes on kindlasti vaadates võib-olla paljud Euroopa pealinnade tänavapilti hakkavad tekkima nagu küsimused, ehk me peame vastama ka sellele küsimusele, keda me siia ei taha ja ma arvan, et me ei taha siia neid inimesi, kes tahaksid tulla siia lihtsalt toetuste peale ära elama. Et huvitav on vaadata just seda, mis toimub praegu Skandinaavia riikide poliitilises dialoogis, et seal isegi erakonnad juba väga erinevatest poliitilistest suundadest on võtmas positsiooni, et nii-öelda pagulastele, sisserändajatele makstavad toetused ei tohi küündida, olla suuremad kui nii-öelda vastava valdkonna miinimumpalk. Ehk see on nagu nii-öelda poliitiline otsus, mis on samamoodi meie enda kätes ja meie nagu teha, et me kujundaks enda nagu riigi sotsiaalsüsteemi selliseks, mis hakkab siia meelitama inimesi, keda me tegelikult ei taha siia. Jah, see on nagu, seal peab mõtlema natuke laiemalt sotsiaaltoetuste peale, et tihti meil mõeldakse hästi primitiivselt, et see on see umbes, et kui keegi tuleb siia pagulasena, et kui palju ta siis lihtsalt pagulaseks oleku eest nagu toetust saab. Aga ma juhiks tähelepanu, et see on olulisem sotsiaalsüsteem tervikuna, et igasugused töötutoetused, lasterikaste perede toetused, ärgem unustagem, et võivad hakata väga tugevalt mõjutama seda, kes siia tuleb, kas see inimene tuleb siia tööd tegema või tuleb inimene siia nii-öelda toetusi nautima, et seda kõike peab nagu koos vaatama ja muidugi hea oleks ka vaadata neid riike ikkagi, midagi all teha. Aga teine pool sellest samast diskussioonist on olnud noorte tööle võimaldamine, noortele töö võimaldamine siis täpsemalt ja seal on ka siis teatud muudatused sees, et 15–17-aastastele noortele hakkas kehtima siis septembrist uus eelnõu, kus nad võivad maksimaalselt siis 3 tundi päevast tööd teha. Eks see on seotud 2 ja siis
jah, täpselt 2, et siin on natukene jooksid kirjaread kokku ja see on seostatud sellega, et kooli kohustus on nüüd õppimiskohustuseks muudetud ja see õppimiskohustus siis kestab 18 eluaastani. Ma saan sellest aru, et inimesed või noored käiksid rohkem koolis. No sest teadupärast on Eesti haridussüsteemis olnud väga palju näiteid ja on tegelikult ka praegu, et kus gümnaasiumõpilased käivad õppimise kõrvalt tööl, et seda siis natukene nagu piirata. No mis muljet see on tekitanud? Vähemasti see on selline periood või aeg ja see 2 tundi, see on ju ka nii lühike, et sa ei jõua seal mitte mingisuguseid selliseid olulisi töidki ära teha, et see oleks umbes niimoodi, ma tulen, tõstan sulle 2 kasti ära ja lähen minema. See on täpselt see sama koht. Iga inimene võib ise mõelda, et kui tal oleks vaja kedagi endale appi palgata, et kas ta viitsib jännata inimesega, kes maksimaalselt päevas saab 2 tundi tööd teha ja et sa pead alati mingi töö ettevalmistamine, seda pead natuke talle seletama, mida ta tegema peab, mingid, nii edasi, selle töö organiseerimine. See võtab ju isu ära üldse noortele tööd pakkuda ja üldse see mõte, et inimene, 17-aastane inimene, et me nüüd sunnime teda sinna koolipinki, kui ta mingil põhjusel, kas tal on psühholoogilised põhjused, mingid muud, kuidagi on elu nii läinud, et ta ei taha 17-aastasena seal koolipingis olla, minu arust on väga jabur, et on see kõik see kokku, kogu see värk, et see, mis nüüd tehti, kogu see selles mõttes koolis käimise kohustus, et 17-aastast inimest niimoodi, see on jälle see elama õpetamise filosoofia, mida meil siin rohkem on levitatud, aga las ta siis käib selle 1 aasta tööl 17-sena, loodetavasti ta siis 19-sena pöördub sinna koolipinki tagasi ja teeb oma kooli lõpuni. Need võimalused on Eestis olemas, et sa ei saa vägisi inimest panna nagu õppima, kui ta seda teha ei taha. Et see on jälle selline natuke utoopiline mõte, et see on selline inimese ümberkasvatamise mõtteviis. Ja jälle tuleb siin meenutada Kristina Kallast, meie haridusministrit, kes kirglikult seda kõike esindab ja kaitseb seda mõtteviisi, et ega midagi teha, me jõuame jälle sinna samasse kohta tagasi, et ta on ülitubli, ta on usin, ta võtab ette, ta valmistab neid eelnõusid ette, ta surub neid kirglikult läbi, aga tal on selline ideoloogiline taust nagu puudu, ja siis ta askeldabki kuskil jälle, leiab kuskilt haamri ja leiab kuskilt naela ja siis lööb selle naela seina, aga kas läks õigesse kohta või valesse kohta, et sellest ta nagu enam aru ei saa, aga näeb, et nagu nael läks seina. Ja kogu see käitumine on selline hästi hektiline tal ja ma olen kuulnud, et siiski nüüd Riigikogus on lootust, et saadakse enamus kokku ja seesama, need piirangud muudetakse ära, et see lihtsalt mõttetusega on tegeldud jälle tükk aega. No see on, ma kardan vähemasti, et see juhtub siis nii, kui see jääbki kõik nii olema, sest siin on öeldud, et kooli vaheajal võid siis nagu täiskoormusega tööd teha, et lihtsalt ma olen ettevõttejuht ja mul on neid noori inimesi vaja, mul on neile tööd pakkuda, sest kindlasti see ei hakka toimuma 2 tundi päevas. Ja siis hakatakse skeemitama sellega, et kuidas ikkagi see palk niimoodi ilusti välja maksta ja et kõik oleks nagu ilusti läbipaistev, ehk see soodustab pigem ümbrikupalga maksmist ja kõike muid selliseid asju, sest see noor, ma usun, ise tahaks ka teha ikkagi, mis ma tulen sinna 8 tunniks, ma teen parem ikka 4-5 tundi ära, tunni hinne on selline ja summa on selline, mis ma selle eest saan ja siiamaani on see toiminud ja noored on koolid ära lõpetanud ja pole häda midagi olnud. Noor inimene elab sellises kohas, kus töökohad ongi kaugel. Sõidab 3 tund aega sinna tööle ette. Absurdne. Et see on selline jälle ülereguleerimine päris kindlasti. Eesti Ekspressis või kuskil on selline vist rubriik nagu kabinetis sündinud. See on jälle tundub, et see on nüüd selline järjekordne nagu seadus, mis tõesti, et ilmselt suurt tarkust nagu täis grupp nagu ametnikke mõtles, et seisame nüüd noorte heaolu eest ja paneme asjad nagu kirja, et tegelikult ei arvestata üldse nagu tööturu olukorraga ja sellega, kuidas nagu reaalses elus töösuhted toimivad, millise nagu koormuse see kaasa toob ettevõtjatele. Ja teisest küljest on see ka nagu selline
maailmavaateline võib-olla vildakas nagu vaatepunkt, et tegelikult noh, kui me räägime sellest, et tegemist on nagu koolis käivate noortega, siis tegelikult ka sellise noh, nii-öelda tööl käimise harjumuse ja arusaamine maailmapildist on minu meelest nagu väga oluline osa haridusest. Et oli küll nagu teine aeg, aga mina hakkasin igapäevaselt tööl käima 16 aasta vanuselt ja ma võin küll öelda, et mulle andis see väga palju nagu juurde inimeseks nagu kasvamisel. Et ma küll nagu pigem omalt poolt nagu julgustaks noori, et noor inimene jõuab ka väga palju, ütleme, eks ju, et on võimalik oma koolitükid väga hästi ära teha ja sealt kõrvalt ka nagu tööl käia. Et ma tean, et paljud noored tegelikult tahavad seda teha, et see on tegelikult ebapedagoogiline nii-öelda kasvatada noortes inimestes seda mõtteviisi, et noh, et tööl käimine on midagi keerulist, et parem ärge minge tööle, ütleme, eks ju, et äkki saab võib-olla kuskilt vallamajast toetuse ka veel kätte, et saab palju lihtsamini ära elada. Et vaat sellist suhtumist me ei peaks nagu hakkama nagu, see on täiesti ebapedagoogiline. Tõnis oli 16-aastaselt Päevalehe arvamustoimetuse juhataja, oli nii? Hommikulehe, aga... Hommikulehe arvamustoimetuse 16-aastaselt. Noored, ma kahtlustan, et ta tegi päevas tööd rohkem kui 2 tundi, et ei saanud 2 tunniga hakkama. Aga okei, tänapäeval see ei ole enam võimalik Eestis, et keegi saab nii noorelt nii olulisele kohale. Isegi nii andekate inimeste puhul nagu Tõnis. Aga me kõik julgustame, soosime, toetame õpilasfirmade teket, eks ole. Mis me siis vaatame, et jumala pärast keegi üle 2 tunni selle õpilasfirmaga päevas ei tegeleks või? Nalja teed, et nii elu võõras. No, ma ei tea, kas järgmine asi on kabinetis sündinud kuskil seal tagatubades, aga tundub, et see on nii ja Reformierakonna kindlasti eestvõttel on leitud siis ikkagi võimalust Eesti majanduse turgutamiseks ja on sellised 2 sellist väga globaalset nagu rahasüsti välja toodud või võimalust välja toodud. Ühelt poolt siis ma võtaks nad kõik nagu nii-öelda ühte punti või patta, sest mulle tunduvad nad suhteliselt sellised noh, ütleme, sama käigu asjad. Ühelt poolt siis meede, mis annab siis 3 ettevõttele kokku 44 miljonit oma tootmise püstipanemiseks ja arendamiseks siin Eestis ja teine on siis riigipoolne garantii just energiataristu loomisel nendele ettevõtetele, kes investeerivad siia üle 100 miljoni euro. Ehk siis riik annab neile garantiid, jah, sõbrad, läks lahti. No need on tegelikult, ja küll see 44 miljonit 3 ettevõttele, ilmselt seal võib-olla midagi nuriseda ei ole või kuidas tundub, et see on igatahes ju mingigi samm paremuse poole. Mulle meeldib tegelikult selle meetme juures just see, et öeldakse, et selle raha saab kätte tagantjärgi, et kõigepealt ettevõte teeb selle investeeringu ära ja midagi peab juhtuma ja mingi tehas peab sündima, et noh, siin COVID-i ajal siin loobiti raha väga vastutustundetult, sisuliselt mingit tulemust väga ootamata, et nüüd on ikkagi vaja, et see keegi erainvestor peab sellesse ideesse ikkagi väga uskuma. 3 ideest, seal mõned vesinikuprojektid, ma olen ka mõnevõrra kõhklev, kas see nagu teoks saab, aga okei, et kui erainvestor paneb selle raha sinna alla ja tal on usk sellesse olemas ja kui need suhtarvud ka, et ikkagi riigi toetus on väiksem kui see tegelik investeering. Eks seal on alati et siis on nagu justkui okei, aga samas on muidugi alati ka see küsimus, et kas ta siis jätaks tegemata, kui ta seda riigi toetust ei saaks või ta teeks selle ikkagi. Et see kahtlus alati jääb, aga noh, suuri projekte me vajame ja kui eks me peame aru saama, et me oleme rahvusvahelises konkurentsis ja kui naaberriigid toetavad, et ütlevad, et tule meile, saad nii palju reaalset raha, siis noh, ma olen väga kahe vahel siin, aga kui need toetuskriteeriumid on väga hästi läbi mõeldud, et lihtsalt seda raha ära ei saa kulutada tühja ja nii, et lõpuks tehast ei sünni, siis miks mitte? No aga see 100 miljonit ja riigi garantii energiataristu objektidele, no seal on juba öeldud ja
selgelt välja toodud need probleemid, mis sellega on ju, ja üks probleem on see, kas riik kindlustab mulle selle elektrienergia hinna selleks perioodiks, kui ma selle investeeringu teen, ja seda kindlust riik ei taha ju anda. Ja siis on see ka tegelikult ju selline äriprojekt, kus sul ei ole millegi pealt ju mingisugust, andke mulle anda, eks, rehnut nüüd teha, et sa ei teagi ju palju see hakkab tulevikus sisse tooma, et see garantii, selline garantii riigi poolt oleks nagu hea nende meelest, aga see üldine garantii, hea küll, et miks mitte, aga ei olegi võib-olla nii-öelda kõige olulisem. Ütleme selle, ütleme, et mis puudutab seda nii-öelda kavandatavat siis energiaettevõtetele suunatud täiendava laenukäenduse meedet, et seal on siis nagu mitmed turuosalised, nii Enefit kui Fermi öelnud, et sellest üksi ei piisa, et nad tahaksid ikkagi saada nii-öelda sisuliselt hinnagarantiid, pikaajalist hinnagarantiid. Et nende, ma olen selliste nagu garantiide osas pigem nagu kõhkleval seisukohal. Ma saan ühest küljest, ja ma arvan, et peaks nagu kaheks jagama selle vaate, kuidas me garantiidele nagu läheneme. Ma arvan, et üks on nagu poliitiline risk ja teine on nagu tururisk. Poliitiline risk on see, kui riik pidevalt muudab oma poliitikat energeetika valdkonnas, ütleb, et kord on nagu mingisugune, ma ei tea, meretuul meil prioriteet, me hakkame sinna nii-öelda miljardit paigutama, siis tõmbab sealt tagasi, ütleb, et nüüd vaatame kuskile nagu mujale. See on nagu poliitiline risk, mis tegelikult viib ära isu investeerida pikaajaliselt. Teine on nii-öelda tururisk, ja ma arvan, et tururiske ei peaks hakkama riik nagu täiendavalt garanteerima. Jah, energias on see häda, et energeetikas ka üle-euroopaliselt võib nagu esitada küsimusi, et kas seal nii-öelda vabaturg nagu lõpuni toimib, ütleme, eks. Et kuna ta on sellise riikliku osalemise, subsiidiumide ja kõikide selle nende asjadega nagu meeletult ära nii-öelda solgitud. Aga pikema perspektiivi vaates riik peaks pigem nagu pakkuma ettevõtjale sellist nagu investeerimiskindlust, et me ei rapsi, et ettevõtja saab nagu teadlik olla, et kui ta investeeringu teeb, siis see keskkond ei muutu kogu aeg. Et ma pigem nagu toetaks seda vaadet. Nüüd need kõikvõimalikud ettevõtlustoetused, need 3 ettevõtet on kindlasti tänasel hetkel rõõmsad, et nad selle nagu said. Ma arvan, et jällegi pikas perspektiivis selline riigi poolt või siis ütleme ka selle investeeringute asutuse poolt ettevõtetele antavad otsetoetused pigem ei ole õige tee. Pigem riik peaks tegelema kapitalituruga ja selleks, et pakkuda siis nii-öelda täiendavat omakapitali või sellist nii-öelda ingliskeelne termin on non-dilutive equity ehk siis selliseid investeerimistooteid, mis selle võimaliku uue ettevõtte käivitajal ei sunni selle ettevõtte käivitajat ennast nii-öelda väga ära lahjendama ettevõtte osanike ringis, mis viiks nagu motivatsiooni ära. Et siis selliste nii-öelda võimaluste turule toomiseks on pigem mõistlik kasutada mõnes mõttes juba ära proovitud ja ennast õigustanud meetodeid ehk riik võib siis luua selle sama ühendasutuse kaudu fonde, korraldada konkursi erinevate manageride vahel, kes neid fonde juhtima hakkavad, kes peavad sinna lisaks sellele riigi poolt tehtavale rahastuspanusele leidma ka nagu erarahastust juurde ja kes siis teevad juba otsuseid turutingimustel. Sest aeg näitab, et kõik võimalikud sellised nii-öelda valitsuse või mõne riigiasutuse poolt tehtavad otseinvesteeringud, nad ettevõtetesse, need tekitavad sellist nii-öelda paksu verd pikaajaliselt. Siin oli ka näiteks just mõni päev tagasi artikkel nendest samadest koroonatoetustest, et Alexela Grupp, kes sai siis nii-öelda riikliku laenu, küsis nüüd nagu laenu pikendust ja sai seetõttu ka meedia tähelepanu ja ma vaatasin, et nende
piiriinimesed pidid siis kõvasti vaeva nägema, et selgitama, miks see on nagu riigile nagu kasulik, ütleme, eks ju, et ega ka hiljem nendele toetusi saanud ettevõtetele see hilisem tähelepanu ei pruugi kõige meeldivam olla, sest noh, taustaks on see, et need on nii-öelda üksikotsused, nii-öelda poliitilised otsused, poliitilise varjundiga otsused tihti valitsuse tasandil, kuigi ma ei väida, et antud meetme puhul oleks tegemist poliitilise otsusega. Nii et pigem lähtuks rohkem ikkagi, mõtleks selles suunas, kuidas kapitaliturg käima saada ja kuidas anda ettevõtjatele investeerimiskindlust ja suunaks nagu riiklikku ressurssi nendest reeglitest lähtuvalt. Aga ma tahaks kiita siiski just nende energeetikaprojektide puhul, et Andres Sutti, et mäletame, ka siin arutasime, alles see oli, kui kliimaminister Kristen Michal ja kliimaminister Yoko Alender lihtsalt plähmerdasid, miljardid lendasid sinna ja tänna, eks ole, kogu aeg lubati küll ühte kohta miljardid ja teise kohta miljardid, see oli täiesti ebaadekvaatne see meretuuleparkide jutt ja me siin hoidsime ka pead kinni, eks ole, siin samas saates, et Andres Sutt ikkagi saab kiita teda, et ta on ikka rohkem jalad maas, et see, me saame aru, et need suured energeetikaprojektid, meil on Eestis elektrit vaja, need projektid on väga suured, et mulle kindlasti selline lähenemine meeldib rohkem, see on kindlasti palju ettevaatlikum ja targem suhtumine, et anname siis tõesti seda laenugarantiisi, midagi sarnast teeb ka näiteks Rootsi riik, eks ole, et ka meist palju jõukamad riigid ja ka seal see turg ei toimi ikkagi päris ilma selleta ilmselt siis, on ju. Seal on ju suhteliselt parempoolne valitsus hetkel, ega nad ilmaaegu neid asju ei tee. Et kui on vaja, see on kindlasti parem kui see, et me hakkame tulevikus teadmata määral väga suurtes rahanumbrites tarbijatena seda elektri hinda kinni maksma, anname siis parem neile selle laenugarantii, selle tootmise püsti panemiseks ja kui neil see tootmine püsti on, las nad siis tegutsevad efektiivselt ja püüavad seal turule edaspidi ellu jääda. Võib-olla veel kiiresti üks selline Euroopa dimensioon ka see juurde, et see kindlasti nagu paljud Eestis ütlevad, et meil on nii-öelda Euroopa mänguruum ja Euroopa reeglid ees ja et kui me Eestis ei maksa neid nii-öelda riiklikke otse toetusi ettevõtetele, siis suurinvesteeringud lähevad kuskile mujale, kus seda raha makstakse. Et jah, see võib hetkel nii olla, aga see on ka üks põhjus, miks Euroopa ettevõtluse seis tervikuna on suhteliselt nagu kesine, sest kui me loome nagu kultuuri, kus ettevõtte kasumlikkus sõltub mitte nii-öelda tema turul konkureerimisest, vaid sellest, kui edukas ta on toetuste saamisel, siis ju ka selle ettevõtja peas klient ei ole mitte see, kes on turul, vaid klient on see, kes istub valitsuses. Ehk tema jaoks on nagu oluline väga hästi olla nii-öelda parketikõlbulik nende toetusrahade jagajate osas. Ja see, milline on nagu konkurentsisituatsioon turul, on sekundaarne, mis tähendab seda, et vabas turukonkurentsis jääb see ettevõte tegelikult nagu kaotajaks. Ja täpselt see on see, mis on juhtunud kogu Euroopa ettevõtlusega, et Bolti asutaja Markus Villig on seda teemat siin viimasel ajal väga palju nagu käsitlenud, teinud oma sotsiaalmeedias ka nagu postituse, et kus ta tõi siis välja selle, et maailma 25 juhtiva tehnoloogiaettevõtte seas ei ole enam mitte ühtegi Euroopa ettevõtet. Seal domineerivad Ameerika firmad, seal on mõned Hiina firmad, ka Taiwani firma, aga mitte ühtegi Euroopa ettevõtet. Et see on üks põhjus, on tegelikult see sama nii-öelda nagu vale lähtenurk ettevõtlusele, sinna juurde loomulikult puudulik nii-öelda R&D investeeringute maht, liigne nagu bürokraatia, Euroopa ühisturu mitte toimimine, aga üks põhjus on ka tegelikult see, et Euroopa kogu aeg mõtleb selle peale, et me peame ettevõtluse käivitamiseks peame ettevõtteid kuidagi nagu toetama. Tegelikult kõige parem võimalus ettevõtluse toetamiseks on lasta neil turul konkureerida ja see on kuidagi nagu meelest ära läinud. Aga nüüd see oli majandusblokk, aga nüüd võtame ette välismaa blokki ehk välispoliitika blokki, meil on niimoodi blokkidesse jaotatud täna see asi ja tahaks tulla selle saate salvestuse alguse juurde. Kui üks proua su käest küsis, mis seisukoht on Palestiina küsimuses. Eesti riigile seda seisukohta veel ei ole. Kas on nüüd vale või see on meie mingisugune selline äraootav positsioon,
et mis siis ikkagi saab ja kelle poolt või kuhu me siis nagu enda sellise tegu või enda sellised tegevused suuname? Mina arvan, et see on õige. Me peame ikkagi arvestama, et jah, eks see ÜRO algne mõte on ju ka olnud, eks ole, 2 riiki, Iisrael ja Palestiina, aga me peame ikkagi ju arvestama, mis olukord täna selle Palestiina sündiva riigiga või kuidas teda nimetada on, või tunnustatava riigiga on ju see, et ega seal nagu mingid valimisi ei toimu, selles mõttes nagu meie mõistes korralikku seaduslikku võimu ei ole, et seal on lihtsalt terroristid nagu valitsevad seda siis tunnustatavat riiki, terroristlikud rühmitused sisuliselt, et seal, et keda sa siis nagu tunnustad, et kui mingi, see nagu natuke meenutab sellist selle islamiriigi tunnustamist, eks ole, et kas me seda oleks ka, ei, seda me ei oleks ju tunnustanud ameti. Natuke sama asi, et oleks neil seal selline tõesti korralik nagu selline riiklikud struktuurid ja valimised ja kõik muu. Et selles mõttes ma arvan, et see Eesti riigi ettevaatlik positsioon on, ma arvan, mõistlik, oleme skeptilised, oleme ettevaatlikud ja vaatame, kuidas seal edasi need arengud toimuvad. Eesti riigi positsioon on olnud ju tegelikult see, et jah, me toetame kahe riigi lahendust. Et täna on lihtsalt olukord nii-öelda Palestiina tunnustamisega seoses, mida on siin mitmed Euroopa Liidu riigid tegelikult ju teinud, on küsimus selles, et lisaks sellele, mida Siim mainis, et see võimalik, need rühmitused, kes täna nii-öelda Palestiinas sellele nii-öelda riiklusele pretendeerivad ja nemad ju ei kipu ka Iisraeli riiki tunnustama, ütlemeks. Ehk selles mõttes jah, ma olen nõus, et Eesti selles Palestiina tunnustamise küsimuses on Eesti vaoshoitud positsioon nagu mõistlik, arvestades ka sellist nagu geopoliitilist suuremat nagu reaalsust, mis siin küsimuses nagu valitseb ja kes on meie nagu liitlased. Teine teema nüüd selle Palestiina puhul on see, et on näha, et ta muutub Euroopa riikides üha enam välispoliitilises teemas sellise sisepoliitilise polariseerunud konflikti allikaks. Ka Eestis ju viimase nädala jooksul on ilmunud 2 avalikku nagu pöördumist ja 2 avalikku aktsiooni. Üks siis nii-öelda Palestiina toetajate poolt ja teine siis meenutamaks Hamasi terrorirünnakut ja Iisraeli toetuseks. Mõlemad fookus ei ole olnud mitte niivõrd Eesti riigi positsioon Palestiina tunnustamise küsimuses, vaid see, kuidas Eesti avalikkuses, Eesti meedias, Eesti haridussüsteemis seda Palestiina-Iisraeli konflikti käsitletakse. Ehk on näha, et ta järjest tegelikult rohkem muutub sisepoliitiliseks teemaks ka meil, mille märk ongi siis vanaproua, kes Siimult telgis küsis, ja selle põhjal oma kohalike valimiste otsuse ilmselt tegi. No üks teine küsimus, mis kindlasti Euroopas praegu väga teravalt on üles tõstatatud ja üles tõstatatud just Tšehhi valimiste taustal, kus siis võib taas öelda, et üks riik on Kremli-meelset võrku langenud ja põhidogma ja põhiidee ja põhikaart, millega valimistel lehvitatakse, on see, et igasugune abi Ukrainale lõpetatakse ära, meil on riigis vaja enda asjad korda saada ja see on ikkagi selle sama partei toonud võidule. Seda on juhtunud Slovakkias, juba juhtunud. Samad teed üritab seal Poola minna, tõsi, president on juba seda meelt, valitsus õnneks seda meelt ei ole. Donald Tusk on ikkagi suutnud seda asja seal ohjata ja korras hoida, aga on Ungari. See kaart kogu aeg laieneb. Kui ohtlik see selline tendents on, ma võin kihla vedada, et selle kaardiga tuleb ka meil üks erakond välja Riigikogu valimistel ja 2 aasta pärast. Ma võin kihla siin vedada, et see sama asi hakkab meilgi aktuaalseks muutuma. Kindlasti see üldine trend on ohtlik ja kui me vaatame, kes on kõige populaarsemad erakonnad praegu Ühendkuningriigis, Saksamaal, Prantsusmaal, nii edasi, eks ole, et see pilt on nagu kurb.
aga ma oleks jälle skeptiline, et meil on üks ütleme siis ajakirjanduses selline trend, et kui tsiteeritakse, siis võetakse kohe üle sellise vasakpoolse propaganda nagu sellised templid, mis pannakse poliitikutele otsa ette, et Babiš ei ole eurovastane, see Tšehhi parlamendivalimiste võitjapartei esimees. Esimene asi ta tuli rahva ette, ütles, et me oleme Euroopa Liidu poolt, me oleme NATO poolt. Et meil pannakse väga kergelt ja seda teevad just need vasakpoolsed jõud meelega, tembeldavad, pannakse kohe tempel otsa ette, et need on eurovastased, et see ANO, see partei, loomulikult nad mängivad sellistel populistlikel tunnetel ja kasutavad neid ära, aga nad ei ole, Babiš ei ole Orban, et seal kuskil peab neid toonide vahesid nagu ka tajuma, et meil ei maksa iga kord kaasa minna, kui vasakpoolsed kukuvad karjuma, et nüüd on järjekordsed eurovastased kuskil võimule saanud. Et ma julgen väita, et see ANO on euromeelsem kui Eesti EKRE. Et Eesti EKRE on selgemalt välja öelnud, et nemad teatud tingimused tahaksid ju korraldada siin rahvaküsitlust Euroopa Liitu kuulumise asjas ja ma ei usu kunagi, et ANO, see võitjapartei Tšehhis seda teed läheks. Et kindlasti seal olukorda keeruline, Euroopa skeptilised meeleolud seal valitsused, seda näitab huvitav, et osutus parlamenti valituks autojuhtide partei, eks ole, kes jälgis uudiseid, et väga põnev, et no kindlasti see ei tähenda, et tšehhid on nii tohutult vaimustunud autojuhid võrreldes eestlastega. Et meil on ka autoomanike liit, kes on ka väga tugevad poliitiliselt, maastikupoliitilised maastikupoliitilised. Üle 5% künnise sai autojuhtide partei, ja põhjus on see, et Tšehhi ja Slovakkia on ajalooliselt kaks riiki, kus on väga suured autotööstused, mitte sellepärast, et seal Škoda, kas ka sellepärast, et seal on Škoda, aga sellepärast, et seal on Saksa autotööstuste alltöövõttu väga palju ja loomulikult tehakse seal selliseid mootoriosi näiteks Saksa autoturule, mis sisepõlemis mootoriga autode ärakeelamist lihtsalt need töökohad kaoksid nendest riikidest, et see on see taust, miks autotööstuse piiramise vastu on väga suur osa nende riikide elanikest ja eks see kõik, ma ei oska täpselt öelda, miks nad tahavad seda Ukraina toetust piirata, see on loomulikult äärmiselt murettekitav, aga nad ei ütle, et nad tahavad, et nad on Ukraina toetamise vastu, nad ütlevad, et seda peaks olema väiksemal kujul ja suurem rõhk peaks minema, Euroopa Liit peaks rohkem toetama ja NATO peaks toetama Ukraina, no mis on NATO, jälle seesama Tšehhi ja meie kõik. Et eks nad mängivad nende rahvatunnete peale, aga ma selles mõttes tõmbaks seda hirmu maha, et Tšehhis ei läinud nii halvasti, kui Ungaris on läinud. No, muidugi, kui me vaatame Orbanit ja Babišit ja siis võrdleme teda nende koostööpartneri EKRE-ga, nimelt need parteid kuuluvad kõik ühte gruppi uude nii-öelda Patriots nimelisse Europarteisse, kuhu muuseas on assotsieerunud liikmeks tulnud ka Benjamin Netanyahu likud. Et kui me siin juba varasemalt Iisraelist rääkisime, siis ka tegelikult Benjamin Netanyahu ja tema likud on kunagi alguse saanud sellisest pigem moderaatsest paremtsentristlikust erakonnast, aga täna on muutunud ehtsaks populistlikuks erakonnaks. Ka Orban alustas ju suure liberaalina. Just. Aga tagasi tulles nüüd see on Eestile nagu lähemale, siis muidugi on ma arvan, üks põhjus, miks Babiš ja ka Orban ju ei räägi Euroopa Liidust lahkumisest, ütleme, eks. Orban vastupidi ütleb, et ja sama retoorikat kasutab ka Babiš, et ta on väga Euroopa-meelne. Et Orban on lausa ju esitleb ennast Euroopa päästjana, sellise traditsioonilise Euroopa nagu päästjana. Põhjus on väga lihtne, mille poolest nad erinevad Martin Helmest. Babiš on algusest peale olnud oligarh ja tulnud oligarhina poliitikasse. Orban on olnud poliitikas ja temast on saanud oligarh. Mõlemad nad on olnud tegelikult ka meedia tähelepanu all seoses Euroopa raha äravarastamisega.
nemad ja nende nagu lähedased. Et loomulikult Babišil ja Orbanil on Euroopat vaja, sest sealt on hea raha ära varastada ja sellega finantseerida enda populismi. Et Martin Helme ja perekond Helme kogu lugupidamise juures ei küündi ja õnneks ei küündi kuidagi sellisesse kategooriasse nagu oligarh, ütleme, eks ju, et nemad harrastavad lihtsalt oma selliseid populistlikke mänge siin Eestis. Aga võib arvata, et mis nende üle-euroopaliste parteide nagu mõte on see, et nad on selline propaganda koordineerimise network. Me oleme seda varasemalt näinud, seetõttu nende mustrid riikidest see teema, millest nad räägivad, propaganda mustrid tegelikult nagu korduvad, et see on üks ja sama materjal, mis tõlgitakse kohalikku keelde, pannakse kohalikku konteksti ja lastakse siis nii-öelda nagu eetrisse, et kindlasti jah, kogu seda nii-öelda pagulastega hirmutamist, kogu seda juttu Ukraina liiga suurest toetamisest hakkame me EKRE käest kuulma enne järgmise Riigikogu valimisi. Kuuleme ju juba. Ja juba kuuleme. Näha, et valimised on ukse ees, sellest räägib järgmine tõik. Nimelt Harku vallas Tabasalu keskuses andis EKRE esinumber Jaanus Ärbs kohalikule Reformierakonna esinumbrile lõuga. Nii et selliselt oleme jõudnud juba valimiste künnisele, mida öelda siia lõpuks. Sõitis lõuga lihtsalt. See näitab, kui oluline on inimestele valimistulemus. Ja aga muidugi näitab ka inimeste taset. Mis siin muud öelda, et paraku midagi ei ole teha, et vaadake ka seda, et kui emotsiooni pealt valimisotsuseid teete, et mis inimesed need on ikkagi. Minge parem valimiskastide juurde või minge arvutisse, tehke see klikk ära, ärge sõitke lõuga vastaskandidaatidele. No see on meie soovitus. Tõnis, tahtsid siin lõppu midagi lisada ka? Ja lihtsalt, et tuletage kõikidele oma tuttavatele ka meelde, et valimised algavad esmaspäeval 13. oktoobril, et veenge oma neid inimesi, kes veel kõhklevad, et kas ikka minna, et veenge neid ikka valima minema. Ja ärge neid lõugapanijaid valige. Ja, ärge lõugapanijaid valige täpselt nii, nagu teie südametunnistus ütleb, aga seda saadet võite kindlasti jagada, sellest rääkida ja kommenteerida. Tuleme juba taas tagasi siis, kui see sama valimiste trall Eestis on läbi saanud ja siis teeme sellest kindlasti ühe suure ja toreda kokkuvõtte, et kindlasti oma mõtteid me seal jagame, mida me nägime siis sellel valimiste perioodil. Kõike head ja veel kord valima.